No nii, tere kanali jälgijad. Et ei ole ammu mitte midagi tootnud siia kanalile. Lihtsalt ma olen vahepeal nii hõivatud on puhkamisega, et ei ole olnud aega mitte midagi teha kasulikku. Aga puhata on vaja. Aga mõtlesin, et teen üle pika aja vahelduseks ühe tarbivideo. Ja teeks täna täitsa sükse suvise tarbivideo. Et meil on ka süke tarp, nagu te näete pildilt, et siis on hõbedane tarp. Et see on nüüd sükene mõnus, korralik, tõsine tarp. Bushman on tootja. Mulle see juba väga meeldib. Et külmal hooajal ma kasutan teda teistpidi, et roheline on väljaspool, aga suvel kuuma ilmaga siis ma panen hõbedase üles väljapoole. Aga kiire varjualune. Põhimõtteliselt ma saan praegu ära näidata teile 3 natukene erinevat varjualust, kuidas seda tarpi kasutada. Aga see tarp on 4x4 ruut. Ma panen ühe nurga puu külge kinni, panen nüüd nii kõrgele, kui minu käsi ulatab. Ja siis liigun nii-öelda diagonaali pidi taha otsa. Võtan tagumisest otsast kinni, aga nüüd ma teen sellise asja, et ma mitte ei pane nüüd nii-öelda nagu seda kõige pikemat külge pidi seda tarpi kinni, vaid kuna see tarp on tegelikult pigem mõeldud kasutamiseks nagu teistpidi, siis ma otsin välja siit ühe aasa. Enamus tarpidel tegelikult, mida ma näinud olen, on suhteliselt sarnane see aasade süsteem. Et seda kõike saaks teha ka tiidi tarbiga. Ja nüüd tekitan selle diagonaalkinnituse nii-öelda üle tarbi. Ja järgmise asjana tõmban laiali küljed. Et siin näeb ilusti ära, kus tuleb see punkt, kuhu ma nii-öelda nüüd selle tarbi nurga saan kinnitada. Ja kuna siin jääb nüüd tarpi veidikene üle, siis me teeme lihtsalt sellise asja, et lükkame üleliigse serva alla. Nii, põrandad loomulikult sellest materjalist ei moodustu. Ja nüüd meil ongi sükene üsna avar varjualune. Et tegelikult osa varustust saaks sinna tahapoole panna. Oma magamisaseme ma teeks siia ja põhimõtteliselt ütleme, et kuskil siin ees saaks ka väikest lõket teha ja nii-öelda oleks siis külmal ajal siia väike siuke sooja kiirgus ka alla. Aga et seda ruumala suurendada, minul on see praegu matkakepp võetud. Saab teha võt sellise lihtsa liigutuse. Ja nüüd tegelikult nii-öelda nagu katus tõuseb, kui on siuke tugi siia pandud. Mis see tähendab? Et kui mul siin on nagu teisel pool seda toigast on magamistsoon, ei ole mul katus nagu nii minu vastu. Ja siin pool on mul natuke mugavam nüüd toimetada. Aga see on nagu minu arust siukene hea suvine lahendus, et kui nüüd ilmad lähevad jahedamaks, siis mina teeksin natukene asja teistmoodi. Et põhikontseptsioon jääb samaks, aga ma võtaksin lahti ühe nurga. Ja nüüd saab juba vaadata näiteks, kas ma kinnitan selle aasaga või kinnitan selle aasaga. Teeme nüüd niimoodi, et teeme ühe seina
rohkem püstisemaks ja vaatame siis, mis meil siin sees tänu sellele muutub. Üks asi, mis nüüd kohe tekkis niisugune minu arust arvestatav vahe sisse, et mul tekkis siin tarbimaterjali, mille peale ma tegelikult nii-öelda vihma korral saan oma varustuse või aseme sättida. Sel juhul muidugi nurk tuleks nii palju ära voltida, et kui vihm sajab, et ta ei saja siin nii-öelda selle nii-öelda nagu põranda osa peale. Ja noh, nüüd on niimoodi, et sel juhul siin ma magaksin ka pigem nagu selle koha peal ja jääks see avatus pigem nagu sellel suunal. Et asju siin mahub, ei ole üldse probleem, et olla on mõnus. Jälle tegelikult ütleme nii, et ilmselt saab vabalt ka kahekesi hakkama ja jälle saab vajadusel nii-öelda matkakepi või puutoika abil veidike nagu seda katust tõsta. Aga vaatame järgmist nii-öelda projekti. Võtan lahti selle nurga. Nii. Ja nüüd ma kui päris sümmeetriliselt neid külgesid nagu ei võtnud praegu, et siitpoolt ma võtsin vähem seda tarbipinda. Aga idee poolest on nüüd meil täpselt niisugune mõnus varjualune, ütleme, kus on ühel inimesel koos oma varustusega maa ilmruumi, aga tegelikult juba ütleme 2 inimest kenasti saavad oma asemed, nagu ei pea otse maapinnale tegema, et saavad kenasti ära ööbida ja saab vajadusel väikest tuld ka siin ees teha. Ja jälle, kui tahad, et natuke ruumi kunstlikult juurde tekitada, jälle niisugune matkakepi lahendus. Ma isegi mõtlen, et ma teen praegu sellise asja, et ma see üks nurk ma annan siit veidikene järgi, et ta ei oleks nii püstine sein. Et teeme veidikene niisuguse lahenduse, et ütleme nii, et 2 inimesel oleks siin väga mugav. Püüame lähtuda sellest, et ja nüüd paneme selle toika ka siia. Et minu arust siin asjad, 2 inimest, vihma sajab, õnnestub mingi puunotki tuua, siis saab siin ees täitsa vabalt niimoodi istuda, katus on pea kohal, saab priimuse peal süüa teha või risuka peal. No ja vaatame seda asja, kuidas ta siin tagantpoolt ka välja näeb, teeme talle ühe ringi peale. Et see minu arust super hea, kui suvel õnnestub seda nii-öelda läikivat poolt peale poole panna. Et ei neela seda päikest nii palju, peegeldab tagasi üleliigse kuumuse. Vot, selline sai meil siis see varjualune tarbist, mis on 4x4. Aga nüüd ma näitan, kui kiiresti taga nii-öelda see mahavõtmine käib ja kõige lõpuks ma näitan ka kiire kinnitussüsteemi ära. Et mis on üsna sarnane juba küll sellele, mida ma kogu aeg olen nagu inimestele õpetanud ja näidanud. Toon ta veidikene allapoole. Õigemini pigem võtan isegi korraks lahti. Et siin tegelikult ka ei ole mitte ühtegi sõlme. Aga ma võtsin nüüd ühe nöörijupi
mille ma tegin ühele poole aasa. Panen selle ümber puu. Nii-öelda sama nöörjupp läbi aasa. Siis teen ümber tema enda näiteks 4 tiiru. Okei, teeme 5 tiiru. Ja mis meil nüüd juhtub? Näete, ma olen 100 kilo mees. Ja ilusti, ilma ühegi sõlmeta, ilma millegita kannab. Et väga tugev söökene kinnitus. Ja tavaliselt on nii, et igasugused sõlmed, kui on pinge all, pärast tuleb lahti lõigata. No siin ei ole midagi. Kõmm lahti ja pakite oma tarbi kokku. Tänan vaatamast.